Täna on programmis jälle üks absoluutselt suurepärane raamat ühest kirjastusest, kelle raamatut oleme juba lugenud, ja see kirjastus on samuti absoluutselt suurepärane Loomingu Raamatukogu. Ja raamatu autor Bohumil Hrabal, pealkiri Liiga vali üksindus. Selle raamatu on tšehhi keelest tõlkinud Küllike Tohver. Selle on toimetanud Lauri Eesmaa, korrektuuri on lugenud absoluutselt võrratud Riinu Tamm, kujundanud Maris Kaskmann. Ühesõnaga saate aru, et absoluutselt kõik, mida ma tahan selle raamatu kohta öelda, on ülivõrdes. Kõik on lihtsalt suurepärane. Sellel raamatul on ka moto. Ainult päikesel tohivad olla plekid. Johann Wolfgang Goethe. Ja seekord raamatu selle sisu kohta mitte sõnagi. Loen ette teile ühe lõigu ja loodan, et see lõik kõneleb iseenese eest. 35 aastat pakkisin oma hüdraulilise pressiga vana paberit. 35 aastat mõtlesin, et makulatuuri ja pahna polegi võimalik teistmoodi pressida, kui mina seda teen. Aga nüüd sain teada, et Pubnis pandi üles hiiglaslik press, mis asendab 20 sellist pressi, millega mina töötan. Ja kui mulle vahetud pealtnägijad ütlesid, et see gigant teeb 3 ja 4 tsentneri raskusi pakke ja need pakid veetakse vagunitesse tõstukiga, ütlesin endale, sinna pead sa minema vaatama, Hanta. Seda pead sa nägema. Teed ühe viisakusvisiidi. Ja kui ma siis Pubnis seisin ja nägin seda tohutut klaasitud halli, pea sama suurt kui väike Wilsoni vaksal, ja kuulsin seda tohutut pressi undamas, hakkasin värisema ega suutnud seda masinat vaadata. Seisin hetke ja vaatasin mujale. Siis sidusin saapa nööre ega suutnud sellele riistale silma vaadata. Mul oli selline komme, et kui silmasin vana paberi hulgas mõne raamatu harulduse selga ja gaasi, ei tormanud ma kunagi kohe selle kallale, vaid võtsin takutuusti ja puhastasin oma pressivõlli. Ja alles siis silmitsesin paberihunnikut ja hindasin, kas mul jätkub jõudu, et see raamat kätte võtta ja avada, ja alles siis, kui olin selle järele kontrollinud, liigutasin raamatut ja see raamat võbeles mu sõrmede vahel nagu pruudi lillekimp altari ees. Niisugune ma olen ja olin juba siis, kui mängisin meie küla jalkaklubis. Teadsin, et koosseis riputatakse alumise kõrtsi vitriini üles alles neljapäeval, aga mina sõitsin puperdava südamega kohale juba kolmapäeval. Seisin harkis jalu ratas jalge vahel ega suutnud kunagi kohe vitriini vaadata. Uurisin vitriini lukku ja raame, seejärel lugesin pikka aega meie klubi nime ja alles siis vaatasin koosseisu. Aga kolmapäeval oli seal alati veel eelmise nädala koosseis ja nii ma sõitsin minema, et neljapäeval jälle harkis jalu vitriini juures seista ja vaadata võimalikult kaua kõike muud, ainult mitte koosseisu. Ja alles siis, kui olin rahunenud, lugesin aeglaselt ja pikalt põhikoosseisu ja pärast varumeeste koosseisu ja järelkasvu nimekirja ja alles siis, kui nägin oma nime varumeeste hulgas, olin ma õnnelik. Nüüd seisin just samamoodi Pubnis hiiglasliku pressi ees ja kui segadus mu hinges vaibus, kogusin julgust ja vaatasin seda masinat, mis kõrgus hallis klaasist lae alla nagu Püha Nikolause katedraali altar Malastraanal. See press oli veel suurem, kui olin arvanud. Määratu lint oli nii lai ja pikk nagu aeglaselt katlasse sütt kummutav lint Holešovitse elektrijaamas. Pressilindil nihkusid aeglaselt edasi nii valge paber kui ka raamatud. Neid raamatuid ladusid sinna noored töölised, naised ja mehed, nad olid hoopis teistmoodi riides kui mina ja teised vanapaberi pakkijad. Neil olid oranžid ja helesinised kindad ja kollased ameerikalikud nokkmütsid, seljas säärased pihaga tunked ja siis õlgadelt raksid, mis käisid selja taga risti. Sellised pükskostüümid, mis lasksid välja paista värvilistel sviitritel ja pulloveridel ja kusagil ei märganud ma ühtki põlevat elektripirni. Seintest ja klaaslaest tulvas valgust ja päikest ja lae all olid ventilaatorid. Need värvilised kindad suurendasid mu alandlikkust, sest mina töötasin alati paljakäsi, et tunnetada paberit oma näppude vahel, aga siin ei ihanud keegi seda vana paberi kordumatut võlu meeltega nautida ja lint kandis raamatuid ja valgeid ribasid üles, just nagu Vatslavi väljakul kannab eskalaator jalakäijaid tunnelist üles tänavatele ja see paber suruti kohe päratusse katlasse, nii suurde kui Smihovi pruulikoja hiigelkatel, milles õlut keidetakse ja kui siis katel sai täis, jäi lint seisma ja laest laskus vertikaalne kruvi, mis määratu jõuga pressis paberi kokku ja siis nii kaunilt purustas, et see kruvi saaks jälle halli lae alla tõusta ja lint jõnksatas jälle liikuma ja puistas paberimaterjali ovaalsesse künasse sama suurde kui Karli väljaku bassein. Ja nüüd olin ma sedavõrd rahunenud, et märkasin.
see press pakib korraga terve raamatu tiraaži. Läbi klaasitud seina nägin, kuidas veoautod tõid raamatupakke, korralikult ritta lükitud kuni boardi ääreni, terve raamatu tiraaži, mis on korraga purustisse saadetud, ilma et ainuski lehekülg oleks salvinud inimese silmi, aju või südant. Nägin alles nüüd, kuidas mees- ja naistöölised käristavad lindi ääres pakkidelt ümbrispaberi ja võtavad sealt värskeid raamatuid ja rebivad neilt kaaned ja viskavad lindile vaid raamatute puhta sisu. Nad loopisid neid raamatuid, mis enne kohale jõudmist avasid oma leheküljed ja mitte keegi ei heitnud neile lehekülgedele ainsatki pilku ja tegelikult ei saanudki seda teha, sest lind pidi olema kogu aeg täis, see ei talunud seiskumist erinevalt minu pressist, mille juures ma võisin seisatada. Nii nägi välja see ebainimlik töö siin Bubnis, mis üsnagi sarnanes tööga suurel kalalaeval, kui võrgud tiritakse tagurpidi välja ning kalurid sorteerivad sellest kalu ja kalakesi ning loobivad neid lintidele, mis viivad saagi laeva sisemuses olevasse konservitsehhi, kalad nagu kalad, raamatud nagu raamatud. Ja kui ma olin julgust kogunud, läksin trepist üles platvormile, mis laius ümber ovaalse küna. Tõepoolest, kõndisin sellel platvormil ringi nagu Smichovi õlletehase keedu kojas ümber katelde, milles ühe keedu korraga pruulitakse 500 hektoliitrit õlut. Vaatasin käsipuule toetudes alla, nagu seisaksin kahekorruselise maja ehitustellinguil. Juhtpaneel säras 10 eri värvi nuppude tuledes just kui mingis elektrijaamas ja kruvi jälle vajutas ja pressis küna sisikonda sellise jõuga, nagu lömastaksite mõttesse vajunult näppude vahel sõidupiletit. Ja ma vaatasin täielikus õuduses enda ümber ringi ja alla neile töötavaile meestele ja naistele, kelle peale külg seinast paistis päike. Ja nende riiete, sviitrite ja mütside värvid virvendasid mul silme ees ja pulbitsesid varjunditest. Need töölised olid just nagu võõramaised linnud, nagu jäälinnud, põhjamaised leevikesed, nagu papagoid, aga mitte see ei tekitanud minus õudu. Ma ehmusin, sest korraga teadsin ma täpselt, et see hiigelpress on surmahoop kõikidele väikestele pressidele. Ühtäkki olin kindel, et see, mida ma näen, on minu ametis täiesti uus epoh, et need on teistmoodi inimesed ja teistmoodi töö. Tajusin, et on tulnud ots väikestele rõõmudele, mis saabuvad väiksesse kogumispunkti leidudena, eksikombel vana paberi hulka visatud raamatute ja brošüüridena. Et see, mida ma siin näen, on ka hoopis teistmoodi mõtlemine ja võib-olla võtabki iga tööline ühe raamatu igast trükist omale meeneks koju kaasa ja loeb selle isegi läbi, aga see on ikkagi mu semude pakkijate lõpp. See on ka minu lõpp, sest kõik me vanad pakkijad olime vastu omaenda tahtmist haritud. Vastu omaenda tahtmist oli meil kõigil kodus korralik kollektsioon raamatutest, mille me kogumispunktist olime leidnud. Ja kõik me lugesime neid raamatuid õndsas lootuses, et ükskord loeme neist midagi, mis meid kvalitatiivselt muudab. Aga kõige rängema hoobi andis mulle see, kui ma nägin, kuidas need noored töölised täiesti häbitult joovad piima ja limonaadi. Jalad harkis, üks käsi puusas, joovad himuga otse pudelist ja siis oli mulle selge, et vanadel aegadel on ots peal, et on lõppenud ajajärk, kui tööline põlvili sõrmede ja pihkudega tunnetas oma makulatuuri nagu maadleks sellega kui mees mehega ja paneks selle selili. Nii oli iga vana tüüpi tööline tööst tapetud ja muserdatud, sest pidi laskma tööl omale naha vahele pugeda. Aga siin oli alanud uus aeg, uute tööliste ja uute töövõtetega, uus epoh, kui tööajal juuakse piima, kui igaüks teab, et isegi lehm pigem kõngeb janusse, kui et joob piima. Niisugune lookene siis sellest Bohumil Hrabali raamatust, milles vana makulatuuri pressitööline vaatab tagasi oma 35 tööaastale sellel oma armsal makulatuuripressil ja üleüldse kogu oma elule. Loodetavasti see lõigukene sellest toredast, heast, kuhugi sügavale pugevast raamatust tekitas teis huvi see ise ka kätte võtta, kui ei ole veel jõudnud seda teha. Ma tänan teid, et leidsite aega siit läbi astuda ja loodetavasti kohtume uuesti umbes täpselt nädala pärast.